Tere tulemast järjekordsesse True Foresti podcasti ja tänaseks külaliseks on siis tegelikult minu sõber ja mees, kes on jätnud minu ellu väga suure ja ka mitmeid jälgi. Tere tulemast, Rivo! Ja, tere Siim! Me võime lausa öelda, et ma käin sinuga kaasas surmani. Ja on küll nii. On küll tõesti, sest, ja ma kannan see loomingut väga uhkelt, sest et tegelikult ma teen kohe siukse jää sulatamise ära, ühesõnaga saad siis tattoo artist. No jah, kui me mingist onglish'is räägime, siis tõesti, eesti keeles me oleks tätoveerija. Tätoveerija. Venejalastele me oleks tattoo master. Väga hea, kas tuleb ka prantsus keeles? Jumal seda teab. Okay. aga jah, need, ühesõnaga ma olen siis kõik enda tätoveeringu, mis ma olen teinud, ma olen siis Rivo juures teinud ja kõige parem jääsulataja on see, et ma arvan, et ma ei liialda, ma proovisin kodus mõelda. No see on umbes 50 erinevat inimest on teinud mulle komplimendi mu tätoveeringute kohta ja see on nagu no doubt kõige rohkem nagu, mis mul on tehtud nagu erinevaid mingisuguseid komplimente, et mitte see, et näed hea välja või midagi, vaid ilus keha ei ole, on lihtsalt see, et lahedad tätoveeringud. Mul on sulle kohe küsimus sellega, kas need on kõik su treenitavad Eestis või on kuskil välismaa reisidel ka? On ka välismaa reisidel ka olnud, et igas, kõige mingid täiesti sellised, et mul on isegi nii, et mingisugused tüdrukud slaidivad mu DM ja küsivad mult, et kes mu tattoo artist on nagu. Ära nüüd seda tõsiselt komplimendina võtta. See on lihtsalt jääsulataja, kuidas sulle DM-idesse slaidida, eks. Nad vaatavad, et ilus poiss, millega juttu teha, tattood, kohe on olemas. Oleks sul kuskil palju mingit koeri või kassi, siis nad slaidiks sulle sellega. Sul võib olla õigus küll, aga lähme lihtsalt edasi, see jutt läheb juba muidu tuksi. Aga selle tatueeringute kohta et ma ei tea, näiteks maksan mingi ergioskis midagi suvel, eks ju, siis ütlevad, et lahedad tatueeringud, hästi palju siukseid nagu täiesti suvalisi inimesi on lihtsalt nagu julgenud teha komplimendi, mis ei ole ka väga eestlaslik. Ja nagu aitäh su selle eest. Aitäh sulle ka. Sa lubad ennast mul sodida ja jäädavalt sodida. See on tõesti nii, et ma olen mõelnud ka, et teinekord, et ma ei tea, inimesed käivad teevad reistel mingisuguse, ma ei tea, lahe tatueeringu mälestuseks sellest. Nagu nüüd, kui ma olen kõik sinu juures teinud, ma lihtsalt, vaata minu jaoks oli alati, mul oli tegelikult, ma tahtsin teha juba ammu tatueeringut, aga miks mul läks nii kaua aega üldse, et esimene teha, või sellepärast, et ma tahtsin, et kui mulle ei meeldiks see pilt ise, siis mulle meeldiks see, kuidas see on tehtud. Ja ma ei leidnud eestlaste seas mitte kedagi nagu sellist, nagu päriselt mingi aasta aega oli mul siuke nagu see mõte peas. Ja siis me vist tutvusime äkki Lambist jõusaalis või? Ma tahaks öelda, et nüüd shoutout Tamur Viidalepal on ju. Tamur oli see, kes sulle näitas mind jõusaalis, et mina temale teen. See võis olla nii. Ma ei tea, kas jõusaalis Te olite koos trennis. Olime või? Ja siis te tegite mingi rinnalt surumist või midagi ja siis ta kohe oligi, näitas minu poole ja tutvustas nagu. Okei, no nii. Siis saame kohe teada, kas Tamur vaatab podcast'e või mitte. Et ma annan sulle nädal aega, kui see episood väljas on, kas sa võtad muga ühendust või mitte. Aga muidu võis täitsa nii olla. Ma armusin su töösse koheselt. See oli niimoodi, kui ma nägin seda, ma võin kohe, et see on see teema, ma tahan tulla. Ja sa võid nüüd parandada mind, kui ma eksin, aga see oli peale koroonat ja ma tulin sinu juurde kas 2020 või 2021 esimest korda. Praegu meil on 2025, on ju. Ja. No ma olen 4 aastat olnud Noblessneris ja see oli enne seda, nii et see pidi olema 2020, siis ma arvan. Jah, ma arvan. Äkki kas siis peale suve või midagi siukest? Ma arvan, et see oli, see võis olla kas sügisel või siis kevadel, sest suvel ma tead, ma ei tulnud. Jah, sest kevadel ma kolisin juba 2021 märtsis sinna Noblessnerisse, nii et see pidi olema Telliskivi aeg, eks ju. Ja, nii et 2020 sügis, ma arvan, võis ta siis olla. Võis olla küll, jah. Ja ma tulin enda esimest tegema nii, et ma tegin kohe 2. No, selles mõttes kõik on suhteline, eks. Mõni tuleb tegema ühte, mis on kordades suurem kui sinu 2. Tõsi. Ma mäletan, sa juba siis ütlesid mulle selle teise peale, või selle üks väike, mis mul on jala peal, siis ütlesid kohe, see ei ole tätoveering isegi. Ja, selle nagu, mina ütlen, et kõik, mis võtab aega vähem kui paar tundi, ei loe. Ma loodan, et sa kannad seda filosoofiat ka mujal eluvaldkondades nende kaas. Ei, mujal eluvaldkondades ma kannan selle reispassi filosoofiat, kus ma olen tere. Ma olen Rivo. Ma tulen kiiresti ja lähen kiiremini. Ja nii tutvustas Karl Reispass ennast selles Kliki
Kohtingu saates . väga hea Jah. see kahju, et nad seda edasi ei suru, sest et see mingi USA versioon, ma ei mäleta, mis selle nimi on, The Button äkki või? Pole õrna aimugi . Okei, sest see on USA versioonist järgi tehtud ja minu arust see on nagu suht funny, ma liiga palju neid asju jälgi, aga see on nagu ongi ainuke, mida ma olen vaadanud, et seal on olnud nalja kõvasti. See selleks, ühesõnaga, ma tulin sinu juurde, ma tegin esimesed tätoveeringud ja nüüdseks jällegi mul on mingi paar pisikest roietel, eks ju, aga muidu mul on siis patchidena siis nagu sleeve täis ja kõik on sinu juures tehtud ja viimase ma tegin tegelikult ju suht ammu. Kas just nii ammu? Ikkagi mingi vähem kui aasta on ju möödas sellest, seda tegime. Ja. Mingi eelmine sügis äkki. Ma pakuks, et eelmine kevadsegi, et nüüd saab kohe aasta, aga ma ei tea. Kui ma võin võtta oma kalendri välja, siis me võime seda vaadata. No erilist vahet vist ei, see kohe no, ütleme ikkagi mingi hetk eelmine aasta. Jah, okei, et siis me enam-vähem jaa, aga nagu ongi, et aeg lendab vist kõik need tunnid, mis seal on nagu koos veedetud sinuga, eks ju, ja teisest nagu et mul on täiega see kihk, et mulle meeldis see protsess nii väga, et ma tulen sinu juurde, me räägime seal mingit lolljuttu, liiga palju me tarka juttu, no vahepeal rääkisime tarka, siis on need kohvipausid, eks ju, see, et nagu ma nagu mingil määral nagu armusin või mind sümpatiseeris nii meeletult see protsess ise, et ma seda igatsin hullult, et nagu ma teadsin kohe, et ma tahan selle käe nagu täis teha ja ilmselt ma nagu, kuna teine asi, mis ma tahaks teha, oleks jalasliiv, aga see on haigelt suur protsess ja seal peaks olema palju ideid minu peas, võib-olla peaks lihtsalt suvast alustama, ma ei tea, aga ühesõnaga jah, et ma nagu tunnen, et ma aeg-ajalt mõtlen seda, et ma igatsin seda protsessi, saad aru? Veits kei on okei, eks ju. On. Tänapäeval lause kohustuslik. Sinu lause on see, et see ei ole kei, kus on sokid jaas. On minu lause. Selles mõttes, kui kotid puutuvad, ei ole ka kei, nii et tegelikult pole hullu nagu. Aga ma loodan, et siuksed asjad saatesse ei lähe. Ikka lähevad. Kõik läheb. Kuidagi peame need klikid kätt saama. No see selleks, et jah, jalaga sa võid arvestada, et jalg on ikkagi nagu 2 kätt on ju, nii et sul on kas peavad need suuremad olema või rohkem olema, eks ju. Kuigi selle stiili puhul nagu sinu see käsi on, sa võid üsna õredalt seda teha, nii et tegelikult sul nii palju neid ka ei ole vaja. Et one day most probably. Kindlasti, jah. Aga sa on noor mees olles küll jõuab sinna. Ja. Mulle tõesti hullult lihtsalt, mulle meeldib see protsess, ma mäletan hullult kartsin ka seda, et kui ma tegin esimese tätoveeringu, et nagu et nüüd ma pean sellega nagu elama, et mis siis, kui mulle kunagi see ei meeldi. See on nii suur osa minust endast, et kui keegi ütleb mulle, et mul on palju tätoveeringuid, siis ma mõtlen, millest sa räägid. Mul pole nagu endalust, mul mitte midagi, et see on nagu... Aga mul on küsimus kohe, et kuidas nüüd tunne on? Mega. Kas sa mõtled nendel igapäevaselt? Ei. Sa unustad nad ära. Täiesti. Need on nagu osa su kehast, nagu mingi sünnimärk lihtsalt kuskil, eks ju. Nii et see jutt, et varsti hakkad kahetsema, täiesti. See on siis, kui sa teed mingi haiges käkkerdise või kas keegi teeb mingi pasast seda või see on tõesti kirjutab mingi oma eksi nime või midagi sinna, siis on võib-olla, mida sa hakkad, on ju. Ja, või siis sa osaled tõsielusarjas ja teed endale väikse hundi. Teatud põhjustel. Vau, see oli väga hea tähelepanek, kes teab, see teab, sest et mitte, et see juhtunud ei oleks. Aga jaa, et igasuguseid huvitavaid, seda ma tahan kindlasti puudutada ka pärast, aga jah, et mulle endale nagu on kogu see protsess suurt meeldinud, kunagi ilmselt tulen ikkagi uuesti ja mulle just meeldib see, et ma pigem tahan kõik nagu sinuga koos teha ja tegelikult see komplimendi osa, mis ma sulle off the records ütlesin, et või ütlesin, et mingisugune uudis või üllatus on siis, nagu sa tead, siis ma teen oma mürtsi, True Foresti mürtsi, millel on siis Let's Get It on üks veel loosungitest ja uuel mürtsil on siis uus loosung. Ja kõik need disainielemendid kõikide särkide peal on tegelikult inspireeritud tätoveeringutest. No kes on vaatanud, siis Hanna oli su see disainer, eks ju, kes on vaatanud Hanna podcasti, teab seda kõike, sest seal sa rääkisid sellest juba. Jaa, aga nüüd sa oled siin ja nüüd ma saan sulle selle tänuda edasi anda nagu. Jaa. Et see on tõesti niimoodi, et see on nagu... Võta heaks. Täpselt, jah. Et see on poolelt, sest et alati, või tavaliselt minu puhul, ma ei tea, kuidas üldse teistega on, tavaliselt minu puhul ongi see, et mul tuleb mingisugune algeline idee, ma tulen pitchin see sulle, sa lood sellest visuaali,
siis ma ajan siin närvi sellega, et ma tahan seda vahetada, muuta. Mõnikord ta bitchib. Ja, on tõsi. Ja siis ma ajan siin ühe korra, ma ajan siin kindlasti närvi ajanud sellega, kui ma tahtsin seda palju muuta. Ja siis lõpuks ma ikkagi usaldan siin, siis me teeme selle ära ja siis ma saan aru, et see on maailma kõige lahedam asi nagu. Ja. Tegelikult sul on seal punktides, mida sa tahad küsida, üks teatud punkt on ju, kus me saame sellest ka lähemalt rääkida. Alright. Need, ütleme sellised asjad, mis sa mulle ütlesid just, et sa oled mind närvi ajanud, eks ju. Tegelikult see ei aja ju närvi, eks ju. Ma istu kodus ja mul käed ei värise, ma ei ole vihane selle pärast, et kuradi Siim nagu, kuidas ta julgeb mingeid muudatusi tahta, on ju. Aga ma olen õppinud nüüd seda, et kui see põhiplaan on paigas, on ju, siis hulga lihtsam mõlema osapoole jaoks on lihtsalt see, et need väiksed muudatused teeb enne seda sessi koha peal nagu. Nagu lihtsalt suvalise näitena hiljuti oli ka üks juhus, kus keegi tahtis sellist Jaapani stiilis looduse elementi saada, on ju. Ja siis üks hetk oli niimoodi, et nagu see asi oli 99% valmis, on ju. Ja siis ta hakkas üle mõtlema mingite väikeste kivikeste ja mingit lainetust ja mis iganes koha pealt. Ja siis sa oled siuke, et nagu mul ei ole mõtet neid hakata sinna panema siis sulle saate ja siis sa saadad mulle, et kuule, ta ikkagi liigutaks seda natukene. Ja siis sa kirjutadki inimesele, et kuule, sorry, et nagu, et lihtsalt vaatame koha peale, et siis meil on palju lihtsam neid paigutusi ja sul on lihtsam seletada mulle, mida sa tahad, eks ju, kui üritada kirjateel seda edasi anda. Absoluutselt. Ja siis hakatagi mingi kivikesi mingi millimeetri kaupa nihutama. Mõttetu tegevus ju. Täiesti kasutu. Eriti ongi see, et see, kuidas kõik tähtsustavad, need ongi tähtsad, aga kuidas kõik tähtsustavad tegelikult seda tätoveerimist kui sellist üldse üle, sest et noh, see, et mul turja peal siin tätoveering on, ma mingi aastast 2 korda panen tähele seda üldse nagu. Kuidas sul õnnestub enda selja taha näha? No peeglis pildi pealt, kui keegi ütleb midagi. Nagu ainult nii. Ongi, ega ma muidu ju ei näe, et noh, täiesti unustatud asi, vaata. Kuigi ma mäletan see, kui ma see peal mõtlen, siis mäletan seda protsessi küll nagu, et see lihtsalt nagu, sa mäletad kava tegimise. See oli pikk päev. Aga see on suur asi ka. Ja siis ma lihtsalt näod, et ma mäletan nii hästi, kuidas seal on see, ma istun selle tooli peal, saad mu selja taga, ma vaatan see välja sinna ja ma lihtsalt istun nagu siukse veits küürus sellega kogu aeg lihtsalt terve see päev, siis lõpuks mul käiski lihtsalt kogu aeg on siuke, et ühe koha pealt vaata nüüd see fucking ühte kohta. Aga ma küsiks sult kohe, et kas sa mäletad seda rohkem, kui sa oma roideid mäletad? Kuule, sellest sa lubasid, et sa ei räägi mitte kellelegi mitte kunagi. Alati, kui ma näen, et kellegi on roiete peal mingi suur asi, ma mingi kõva venda vist. Okay. No me siinkohal võime öelda, et mehed ei nuta ja ka Siim ei nutnud, on ju, aga ega me kaugel ka sellest ei olnud. Ta higinäärmed hakkasid juba nutma. Ta nuttis kaenlaugust. Jah, ma higistan nii või naa väga palju. Äkki peaksid arsti juures seda kontrollima? Ma ei usu. Peaks olema, Tim, ma loodan. Tegelikult on, jah. Aga jaa, see oli tõesti võib-olla siis kõige nagu nii-öelda valusam nendest üliväike asi ka, ma olen just Rooma 2 nagu rojete peal, et ülejäänud on siuksed pigem, ma räägin, et ma olen nagu nautinud seda tegevprotsessi. Muidugi mingi hetk selle samal ajahetkel, kui seal oled nagu on mingi koht mingi ebamugav või valus, mis iganes, aga suures plaanis meelde jääb ainult positiivne, et selles suhtes teed ikkagi midagi nagu õigesti selle protsessi juures. Et see ei ole talumatu, vaid ma pigem saad aru, mul meenutan kõik seda nagu üli hea meelega. Aga aitäh sulle veel kord nende väga meeldivate sõnade eest. Siit on hea edasi minna selle juurde, et kas sa oskad mingisuguse väga nii-öelda kohutava kogemuse välja tuua või kõige suurema äparduse, mis su karjääri jooksul juhtunud on? Tegelikult ega neid on ju olnud mitmeid, eks ju. Me ei saa öelda, et me oleme kõik siin robotid ja me ei tee asju, me ei tee vigu ja me ei eksi, on ju. Kõik eksimine on inimlik, nagu me teame. Ja ma küsiks nüüd, et kas sa tahaks teada rohkem sellist mentaalset äpardust või päriselt nagu protsessis äpardust? Pane mõlemad, sest et no ma saan aru, et su stiil on muutunud ka aja jooksul nii edasi, aga lihtsalt me kujutage ette, mis see nagu su töö mõttes nagu äpardus saab olla nagu. No tegelikult eks neid, ütleme selliseid nagu mingid väiksemaid vigu, mis ei ole alati minust tingitud, eks ju, sest inimesed ka liiguvad, nad hingavad, nad võivad mingi närvi võpatusest tõmmelda korra, eks ju. Et see ei ole alati nagu otseselt minuga seotud need probleemid, aga selline, ütleme, kõige kahtlasem viga on olnud niimoodi, et kus ma teen tööd roietele, kirja. No näete. Ja siis üks inimene otsustab, et ta peab võtma oma telefoni kõne vastu, on ju. Ja siis mina ei tea, mis nalja see sõber seal teiselt pool tegi, on ju. Aga siis ta hakkas täiega naerma lihtsalt keset tähte. Ja siis seal on üks C-täht, mis muutus veidikene ooks selle peale. Ja see on selline nagu, ta ei ole nagu suur viga, sa võib-olla isegi pane tähele seda, pluss see nagu see ühenduskoht on heledam,
aga see on ikkagi nagu selline loll viga, mis on minuga nüüd käib kaasas, eks ju, et ja no jällegi pole ju minu viga, eks ju, aga see on äpardus. Okei, saan aru. Ja see teine? Sa mõtled mentaalne. See on selline asi, kus võib-olla sina oskad ka seda samastuda, et kui sa alustad sellist karjääri, kus sa tegeled klientidega, sa suhtled võõraste inimestega, on ju, siis oma karjääri alguses, kus sul ei ole nii palju klientuuri, sul ei ole võib-olla julgust inimestele ka ei öelda, sa võtad vastu mingit projekte, on ju, ja sa teed neid projekte ära isegi siis, kui sa ei ole kindel, kas need projektid toimivad, eks ju. Ja on olnud juhus, kus inimene tuleb, tahab mingisugust cover-up'i saada. Algne jutt on, et teeks sinna peale mingisuguse tumeda lille, mis võimaldaks katta seda, mis seal juba on ju. Ja peale kavandi valmimist inimene järsku otsustab, et tead, kuule, aga teeks ikkagi heleda lille, on ju. Ja siis sa nagu, et sa tegelikult ju tead, et kui sul on seal mingi paks must joon all, siis mingi õrna, mingi fine line halli lillega, sa ei kata seda mitte kuidagi. Nagu. Kuidas tema ei saanud aru sellest? Ma arvan, et ta sai ka sellest aru. Okay. Ma arvan, et me isegi rääkisime ja ta arvas, et teda ei häiri see, kui see asi sealt läbi paistab. Oh, no. Tegelikult on vahe on sees, see on nagu stiililiselt ka ongi, sul on cover-up ja sul on blast-over. Need on kaks täiesti erinevat asja ja kui sa teed blast-over'id, nagu minul endalgi terve jalg on blast-over, sa aktsepteerid lihtsalt seda, et see vana asi on seal all, mis iganes, kuidas ta paistab. See on, nii ta seal on, on ju. Ja siis me tegime ära selle heleda lille, selle tumeda, tugeva joonega asja peale ja ilmselgelt see ei näha, on ju, inimene ei olnud sellega rahul ja siis me pidime hakkama seda heledat lille tumedamaks tegema, eks ju, aga kuna ta ei olnud enam planeeritud nii, et kõik need õigetes kohtades on need tumedad lehed, eks ju, siis lõpuks oli nii, et ikkagi mingisuguse need jooned jäid näha, siis see vaene inimene pidi käima pärast laseris neid üksikuid jooni eemaldama ja noh, sellest sai mingisugust asja, eks ju, aga see on kindlasti niisugune õppetund, et kui sul ei ole usku asja, siis ütle lihtsalt ei. Ja seal nüüd sa teed väga edukalt ju. Ja nüüd kui mul ei ole usku, ma ütlen ei. Ja või noh, ütleme niimoodi, et esimese hooga sa üritad inimesele selgitada, miks sa ütled ei või miks sa ei toimiks, on ju. Ja kui inimene ikkagi tahab minna seda oma teed pidi, on ju, mida ta soovib, siis ega selles mõttes, et tema keha, tema otsus, lihtsalt mina ei pea seda tegema. Eestis mingi hetk loeti kokku, saadi mingi 700 tatoveerijat, nii et aga näiteks, valikut on. Jaa, aga näiteks kas ongi mingid, kui valib sa oled oma tööd suhtes, et kui keegi tuleb sisse mingisuguse ideega, et sul nagu üldse ei kõneta või ei meeldi selle asja tegemine, kas sa nagu teed selle ikkagi ära, et töö on töö või sa pigem nagu ütledki, et kuule, et pole minu vibe päris, et äkki see sõltub tööst ja sõltub inimesest, eks ju. Kui on nagu tore inimene, ta kirjutab mulle viisakalt, eks ju, siis mina ei ole seda usku, et on nagu mingi mõttetud väiksed tööd, sest teinekord need mõttetud väiksed asjad võivad muutuda suurteks projektideks lõpuks, eks ju. Nagu sinagi tulid ju tegelikult väikse asjaga. Ma tean, et Eestis on palju niisuguseid superstar tatoveerijad, kes ei ole nõus väikseid asju vastu võtma, sest nagu noh, muidugi kohati võib see ka aja taga kinni olla, aga tegelikult ei ole raske tekitada endale päeva, kus sa teedki võib-olla mitu pisikest asja, sa tutvud inimestega, nad näevad sind, nad tulevad tagasi, eks ju. Ma tõin oma ema näiteks, tegin tal sünnipäevakingi, lasin tal sinul siis teha tema keha peale, minu poolt sünnipäevakingi. No võt siis. Ta siiamaani räägib kogu aeg, et peaks tagasi minema, muidugi mine või nagu tee vaata. Ja siuksed asjad on ju tegelikult toredad, eks ju, ja sa lood ühendusi inimestega ja noh, iga uus inimene, isegi kui sa teed selle väikse asja, aga sa teed selle hästi, ta käib sellega ringi, ta reklaamib, see on reklaamitahvel sulle. Sa oled, selles suhtes ma arvan, et kõige rohkem üldse kõikidest toodetest ja teenustest enda elus, ma olen kõige rohkem sind reklaaminud. No võt, on ju, rohkem kui oma särke ju. No nüüd ütleme siis mitte enda asju või enda teenuseid. Siis kolmandat osapoolte teenuseid. Jah, kolmandat osapoolte teenuseid, täpselt niimoodi. Rohkem kui Bröderit või? Ja. Okay. No siis ma räägin, see tuleb lihtsalt rohkem paratamatult teemaks nagu ja ma arvan, et ma olen nagu, ma ei oska täpselt nimetada, ma arvan, et ma olen kindlalt mingisugused inimesi nagu mõjutanud, kes on nagu jõudnud ka sinu juurde nagu. Kindlasti sul vana korterikaasanegi tuli ju. Ja, Janek, ja. Just. Ja minu meelest, ma ei tea nüüd, kas see on sinu või Kristina kaudu, aga väga paljud MyFitnessi treenerid on ju jõudnud samuti. Või noh, kas just paljud, aga keegi arvestatav hulk. Ja. Et ühesõnaga on neid inimesi, kellele nagu jutu teemaks on tund ja kellele on nagu täiega soovitanud. Aga jätkates su eelnevat küsimust on ju, et kas ma olen valiv või ma ei ole, sest tegelikult me sinna ei jõudnudki, eks ju. Kui ma tean, et ma saan selle stiiliga hakkama ja kui mulle meeldib see inimene ja kogu see suhtumine kirjutada ja nii edasi, siis ma tõesti, nagu ma ütlesin, et ma ei tunne vajadust olla mingisugune kõvataja ja mitte vastu võtta, eks ju. Aga kui see esmane kiri juba eos on siuke, et nagu, et siit küll mingit normaalset asja ei saa,
siis sa lihtsalt niimoodi sujuvalt lihtsalt lükkad selle inimese kuhugi kõrvale, onju. Sa ei taha teda solvata, sa üritad seda teha viisakalt, onju. Ja niimoodi kaudselt, et sa jätad mulje, et see on tema valik mujale minna, eks ju. Ja see on natuke oskus, mis tuleb ka ajaga. Ja kindlasti. Ja siis päeva lõpuks nagu eriti kui see mingi suur projekt, siis vaja sellest tööst endast sa nagu veedad selle inimesega päris pika päeva koos. Ja kui muidugi kui tulevad stiilid, mida ma ei oska teha, siis ma saadan need eos juba mujale. On siukseid stiile palju? Neid on nagu selles mõttes, et mingite asjadega on see, et see ei ole alati ka oskuse taga, vaid osad stiilid on nii spetsiifilised, et sul peab olema kogemus, et seda õigesti teha. Näiteks viimasel ajal kõige rohkem olen inimesi saatnud näiteks Allan Tuule juurde, sest tema tegeleb selliste pühade geomeetria asjadega, kus sul kõik peavad ilusasti kokku jooksma, mingid randmepaelad ümber. Me oleme ka muidu palju geomeetrit teinud. Ja, aga mitte sellist geomeetrit. Me ei ole suga teinud siukest, kus sul on mingisugune suur elulille muster, mis jookseb, eks ju, suurelt ümber randma, onju. Või sul on terve käsi, mis on, kõik on nagu joonlauaga tehtud, eks ju. Siuke asi mind üldse ei kõneta, aga inimesed on nii erinevad. Inimesed on erinevad ja Allan spetsialiseerub sellele ja kui keegi mulle tuleb siuksed stiiliga, mul ei ole kahjudud Allani juurde saata, eks ju. Mul on päris nagu tugev argument ka tegelikult, et ma olen seda varem välja öelnud, nii et ma siis ei löö praegu vedeleks, ütlen välja praegu ka, et mingi easily mingisugune, ma ei tea, 90%, 95% kõikidest tatoveeringutest, mis ma täna pildis näen, mulle ei meeldi teistel nagu, aga see mitte keegi ei tegi see minu pärast ja see ei ole üldse teema see, et nagu, et need peaks mulle meeldima. Lihtsalt mulle tundub, et nagu, et mega paljud on siuksed tatoveeringud, mis nagu, ma ei tea, mulle lihtsalt üldse ei istu, aga näed, ikkagi siin ma olen, endal on palju, mis palju, aga mul on endal tatoveeringud ja ma tahan veel tatoveeringuid teha, et selles suhtes, et lihtsalt, et võib-olla inimeste jaoks, et see on nii maitse küsimuses kinni ja nagu mõnel on siukene maitse, kel meeldivadki erinevad stiilid, väiksed, suured tatoveeringud, kõik asjad segamini, kõik läheb mõnel, minul on lihtsalt hästi-hästi kuidagi nagu siuke tugev visioon sellest, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, aga see tatoveering on selles suhtes, et ta on kui aksessuaar, et tegelikult see, et nüüd ma kannan tööl ma kannan kella, eks ju, aga kuna ma muidu tööl nagu mingid ehteid kunagi ei kanna, siis mina võtangi neid kui tegelikult oma nagu siis nagu väljendamisoskust või kunstilist väljenduspoolt, et need on mingid ehted või siuksed asjad, mis on minuga nagu kogu aeg kaasas. See on tegelikult ka üks põhjus, miks ma arvan, et tatoveerimine on niivõrd sõltuvust tekitav, sest see võimaldab sul muuta sinu keha ja tehagi sinna nagu oma lugu sinna peale. Ja kui sa juba maitse suhu saad, hakkad seda tegema, eks ju, siis nagu järk-järgult tahaks ehitada seda lugu ülesse. Igat uut etappi oma elus või mida iganes. Ja sealt tulevad need inimesed, osad, kes nagu enda siis nagu peas mõtlevad kõigile tatoveeringutele tähendused taha, osad on ikka täiesti suva vaata, lihtsalt nagu teevad. Minu silmis on mõlemad fine, nagu... Ma kohe küsin, kas sinul on kõigil tähendus. Mina seda vastust tean, eks ju, aga kuulaja ei tea. Jaa, ei, nagu on, aga selles suhtes, et aga ma ei vitsi ammugi kellelegi rääkida. Et kui keegi küsib, jällegi enamus korrad ma ütlen, et nii sama või midagi, vaata. Kas sul tuleb kohe see TikToki laule, et see tähendab, et mul oli vaba aeg ja see tähendab, et mul oli ekstra 200 eurot. Mulle, funnily enough, tehniliselt mul on see True Foresti TikTok, aga selles suhtes mul muidu ei ole, ma ei käi TikTokis, ma ei tea, millest jutt käib. No Reelsides on samad soundid ju. Okay. Sa oled kindlasti näinud. Praegu ei koida, aga ma usaldan sind. Okay. Aga muidu jah, et lihtsalt see on tõesti siukene ülisuur väljendusoskus ja nagu lihtsalt isegi kui sul ei meeldi nagu enamus tatoveeringud, mis sa näed täna pildis, nagu näiteks mulle, eks ju, siis seal võib vabalt olla mingi stiil või mingi asi, mis kõnetab sind. Jah, ega ka minul on paljud stiilid ja asjad, mida mina ei mõista, mida ma ei tee. Su enda keha peal olevad tatoveeringud juba nii haigelt erinevad nagu ja... Seda ka, aga nagu ma mõtlen praegu, et kui me vaatame seda Cyber Sigilsm on praegu mingi populaarne stiil, mis on siuke mingi Berliini tehnoskene siuke mingitel inimestel on ja siuksed nagu väga siuksed nagu neotribal täiesti on ju. Mina enda peal seda ei näeks, mina enda peal seda ei teeks, aga me ei saa ju halvustada inimesi, kes seda tahavad, sest see on nende väljendus. Ei, absoluutselt. Aga me saame muidugi alati vaadata objektiivselt seda, kas see on hästi tehtud või see on halvasti tehtud, eks ju. Kas seal on ilusad jooned, kas see on ilusasti hajutatud, kas ta on puhas või ta on lihtsalt mingi suvaliselt sisse lastud, on ju. Et ja kui sa ikkagi vaatad tänaval inimesi, siis valdav enamus ei ole hästi tehtud, lihtsalt kvaliteedi mõttes. Absoluutselt, täiesti nõus. Kas sa leiad, et kõik sinu tatoveeringud on hästi tehtud? Kohe kindlasti mitte.
see ongi nagu ja kõik tätoveeringud, mida minagi olen, ei ole ilusasti tehtud. okei, aga kui, sa ilmselt ei tea, sest et sa ei oska nagu neid niimoodi eraldada, aga kui palju sa kirjelda meile, kui palju, sest me praegu ei näe, eks ju, kui palju sul tätoveeringuid endal keha peal on? Kes neid oskab kokku lugeda, eks ju, nii et numbrit ma ei saa sulle anda, aga kui me räägime suurtest tühjadest pindadest, siis mul on selg on täiesti tühi, torso on eest suht tühi ja pool jalga on tühi ja see on kõik. Ühe jala pool. Ühe jala nagu põlvest kuni puusani on tühi, eks ju. Ja rohkem mul vabapinda ei ole. Rets. Ja millal sa esimese tätoveeringu tegid? Siis, kui ma olin 23 aastat vana, nii et umbes 12 aastat tagasi. Vau. Päris, ma arvasin, et see on noorem. Kõik arvavad, et ma olen noorem sellepärast, et mul ei ole lapsi ja lapsed teevad vanaks. Inimesed, ärge saage lapsi. Tuli ära. Okei, siit on ja siit on edasi minna. Okei, nii. Põmm. Tõmbasid mul täiesti lukku korraks. Aga nende tätoveeringute kohta sinu enda kehal, et kes on sul teinud tätoveeringud? No minul on teinud hetkeseisuga 3 inimest. Nüüd ütleme, kui ma plaanin oma torsot tegema hakata, olgu siis eest või tagant, eks ju. Plaanid või? Kindlasti ma plaanin. Nüüd ongi see, et kuna mul on nii vähe vaba pinda, siis ma pean tegema valikuid, on ju. Ja nüüd ma ei olegi suutnud ära otsustada, mis stiilis ja kui stiil saab valitud, siis ma pean valima kella juures. Nii et see hetkel mul on see projekt seisma jäänud, eks ju. Aga sul on nii palju erinevaid stiile juba keha peal ju? Jah, mul on, aga nüüd ongi see, et mul endale sümpatiseerib nagu nii suke vanakooli Jaapan kui siis selline traditsiooniline Ameerika, on ju, kui ka ikkagi ka tegelikult suke natukene detailsem black work, on ju, ja kõigi nende jaoks on erinevad inimesed olemas. Ja siis ongi see valik, et kas ma teen nüüd eest ja tagant ühtemoodi või ma teen eest ühe tagant teise, on ju, nagu kes seda teab. Räägi. Ja noh, siis ongi see, et kui sul on vaja teha valikuid, siis sa pead üks hetk hakkama rohkem mõtlema nendele, eks ju. Sinul on praegu üks käsi tehtud, eks ju, sul vaba pinda jagub ju kõvasti rohkem. Ja noh, hetkeseisuga vastates su küsimustes, mul on 3 inimest teinud. Kui ma alustasin, siis ma alustasin Liisa Adi juures. Tema Instagram on siis Adi Draws, ta teeb siiamaani tatuusid, vähemalt ma eeldan, et teeb. Omal ajal oli ta Mamas Pride'is, sealt ta mingi hetk lahkus. Siis pärast mulle tegi Tarvo Kerves mingisuguseid asju ja ehk siis üks käsi on tegelikult tema tehtud ja 1 roided ja siis mu vanakooli tatuud ja siis mu selline väga kaootiline jalg on kõik tehtud Sten Sinisaare poolt. Kas Tarvo oli, kui ma on õigesti meeles, oli sinu nii-öelda mentor ja väljaõpetaja? Tarvo oli tõesti see, kes mind välja õpetas omal ajal, jah. Võib-olla siis äkki selle, et kuidas üldse jõudsid selle tätoveeri ameti juurde, et ma tean, et sa oled hariduselt üldsegi keemik. Ei ole keemik, ma olen keemiainsener. Keemiainsener. Ma ei hakka küsima, mis see vahe on, lihtsalt räägi. No, vahe on selles, et üks tegeleb protsessidega, teine tegeleb, ütleme siis kemikaalidega või mis iganes, eks ju. Et keemiainsener ikkagi peaks olema see, kes tööstuses töötab ja paneb mingi protsesse tööle ja kontrollib seda osa, eks ju. Mitte sa ei ole kuskil laboris ja ei sünteesi aineid. Kas sa oled, mis kraadiga sa oled selles osas? Minul on keemia materjalitehnoloogia doktorikraad. Doktorikraad, jah. See on rets. Sest et ma ei tea palju inimesi, kellel on doktorikraad. Ega neid inimesi ei olegi palju. Täpselt. Mis sind siis nii väga köitis selle ala juures, et sa nagu õppisid nii kaua ja lõpetasid nagu hoopis teise eriala peal? Noh, kui me nüüd ausad oleme, siis see on ju tegelikult üks suur lapsepõlve pikendamine, eks ju. Sa saad lihtsalt järjest koolis käia, mitte midagi teha ja lükata seda päris elusse jõudmist edasi. Nii et ma arvan, et see mängis osa kindlasti kogu sellest protsessist. Aga seal oli ka tegelikult teine aspekt oli see, et kui ma olin noor, siis ma mõtlesin, et äge oleks kuskil välismaale kolida ära minna, on ju, ja siis hakkad vaatama töökuulutusi. Ja üldiselt sellised paremad töökuulutused minu erialal sisaldasid sellist huvitavat punkti, et kus sul pidi olema 5 aastat töökogemust või doktorikraad. Ja vaadates, mis siin Eestis toimub, on ju, tööstuse mõttes, siis tegelikult Eestis sellist erialast töökogemust on keeruline saada, kui sa ei taha just kuskil Ida-Virumaal elada. Ja kuna mina vene keelt ei valda ja ma ei taha seda ka õppida nii väga, siis mul ei olnud soovi Ida-Virumaale kolida. Ma küll käisin seal praktikal 2 suve, ma sain selle maitse suhu ja ma ei näinud enda tulevikku Ida-Virumaal ja siis ma otsustasingi, et mulle lihtsam see doktorikraad teha. Ja siis selle raames ka oli üks osa oli sellest, et oma doktori juhendajaga meil oli jutt, et kuna tema ise oli Ameerikas õppinud Browni ülikoolis, et kuna seal on ka tegelikult eestlasi ees ja kõrgetel kohtadel just keemia selles teaduskonnas on ju, või keemia inseneeria teaduskonnas, siis
oli korra mõte, et äkki minna ka sinna vähemalt 1 semestriks, aga see mõte lõpuks jäi katki. Siiski, mis pani sind keemiainseneri doktoratuuri nagu, selles suhtes, et see on okei, kõikide lisaks lihtsalt see, et noh, jõuame sinna ka, et miks sa ei tööta sel ajal praegu, aga nagu see on lapse, okei, sa võid pikendada lapsepõlvega uue bakalaureusega, saad aru? Võid, aga üks hetk oligi nii, et sind ikkagi huvitab hullult keemia. See oli põnev. Mul ei ole mitte midagi halba öelda selle kohta. Pigem ma arvan, et see karjääri jäi muude asjade taha, eks ju. Aga üks osa kindlasti, mis seal on see, et kui sa oled 12. klassis, on ju, sa oled tegelikult mingi loll nolk alles, eks ju. Ja siis sellele mingi lollile nolgile öeldakse, et nüüd sa pead otsustama, mida sa kogu ülejäänud elu teed. Haige. See on väga haige ja kui paljud inimesed teevad selle otsuse õigesti. Mitte mina läksin ka niimoodi, et ma võtsin ette siis ülikoolide nimekirjad, vaatasin, mis on erialad, mis mind köidab, on ju. Lõpuks mul jäi 2 asja silma. Mulle jäi silma kütuste tehnoloogia ja mulle jäi silma rahvamajandus, ehk siis pangandus, eks ju. Ja ma panin mõlemasse kohta paberid sisse. Pangandusse ma küll oleks sisse saanud, aga mitte tasuta. Ja siis keemiasse ma sain tasuta sisse. See oli siis... selle juhtus ka siuke huvitav asi, et täpselt see aasta, kui mina pidin ülikooli minema, vahetus eriala, nii et nad panid ühe siis õppekava kinni ja avasid teise, mis pidi sarnane olema, aga mitte päris, nii et kütuste tehnoloogia muutus keemia ja keskkonnakaitsetehnoloogiaks. Ja siis ma sain sinna tasuta sisse, mõtlesin, et okei, ma annan aasta aega võimaluse, kui mul aasta aega ei meeldi või aasta pärast ei meeldi, siis ma sain ju alati võtta õppelaenu ja minna siis pangandust õppima. Aga siis aastaga hakkas see mulle natuke sümpatiseerima. Kuigi, ütleme, minu esimene kokkupuude selle erialaga oli nii, et nüüdses TalTechis omaaegses tehnikaülikoolis oli avatud ustepäev. Meid viidi kogu klassiga sinna. Meile näidati erinevaid teaduskondi ja üks nendest oli ka seesama keemia teaduskond, kus ma siis lõpuks õppima läksin, eks ju. Ja see kogu see ekskursioon oli nii depressiivne, et ema armastab rääkida, et ma läksin koju pärast ja ma läksin otse magama, sellepärast, et see tekitas mulle stressi. Sest see oli niisugune ehtne, niisugune nõukaaegne, niisugune rauakool, kus on kõik mingid punased, need kahvelkivid seintes, on ju. Kõik haiseb veits kopitanud, sest kõik asjad on kuskil keldris, on ju. Siis sa lähed laborisse, seal on mingid CRT monitorid, eks ju, aastast mine vittu, on ju. Ja siis on sul mingi tippteadlased, see on Eesti mingi kõrgtehnoloogiline ülikond, no ei ole nagu. Õnneks asi tegelikult muutus ja nad tegid seal eurorahadega remonti ja kõik muutus viisakamaks. Aga see esimene kokkupuude sellega oli ikkagi väga selline seda imetlusväärsem, et sa selle teekonna ette võtsid üldse? No jah, ütleme niimoodi, et üks osaga sellest oli see, et kogu sellise kaose juures, mis oli see ekskursioon, oli seal üks hästi tore teadur või siis ma ei tea, kas ta sellele oli vanem teadur, hiljem ta sai vanem teadur, kes siiamaani on seal tööl, on ju. Kuigi teaduskonnad on muutunud, erialad on muutunud, aga Oliver Järvik on ta nimi, on ju. Tuli välja, et ta muga sama kooli vilistlane ja ta on nagu nii tore, et ma olen isegi suviti vahel Nõmmel käinud ta juures veel grillimas pärast ülikoolis lahkumist. Nii et nagu siuke vahepeal võib-olla korra aastas üritad kokku saada ja muheleda sellest vanast elust ja mis seal praegu toimub, on ju. Palju doktoratuuris oli? Sellisele küsimusele ei saa vastata, sellepärast, et doktorantuur ei ole siuke nagu pakka ja magister, vaata, kus su kari inimesi astub sisse, sul on ikkagi... Aga sa tead ju palju neid lõpetas? Ei, see on nagu doktorantuuris on ikkagi kogu teaduskond on ühine ja siis ongi niimoodi, et palju teaduskonnas lõpetas? Kus seda teab? Okei, mõtlesid, et on nii vähe, et äkki... See ei ole nii vähe ka. Seal ikkagi, kui meil olid need doktoriseminarid ja doktorikursused, kus siis kogu teaduskond tuli kokku, seal ikkagi üldiselt oli mingi 30-30 inimest, eks ju, aga need olid erinevad aastakäigud. Nagu nii esimese kui ka 4. aasta doktorandid võisid seal koos olla. Wow. Ja lõpetamised on ka niimoodi, et mõnikord sa teed kõik oma ained ära, kõik on tehtud, aga siis istud oma doktoritöö otsas ja ootad, et sul artiklid publitseeritakse, ja siis sa saad lõpuks valmis selle kirjutada ja siis sa lõpetad võib-olla 5-6 aastaga, võib-olla 7 aastaga, võib-olla kauem isegi. Mis doktorikraad sul andnud on? No me ei saa öelda, et see jookseb mööda külgi maha, sellepärast, et esiteks ta annab sulle teadmisi, teiseks ta annab sulle sellist fun fact fleximist, mida sa saad teha, ja jutuajamist inimestega. Nagu sa ütlesid, Eestis ei ole palju doktorikraade, veel vähem on tatoveerijate hulgast. Mina vist olen ainukene. Ma tean, et Torsten Malm Soomes ka alustas oma doktorantuuri, aga minu teada ta ei lõpetanud. Nii et võib juhtuda, et ma olen ainukene doktorikraadiga tatoveerija Eestis, eks ju. Siis ta kindlasti õpetab sulle mingisugust iseseisvat asjade analüüsi, õppevõimeid ja kõiki selliseid üldteadmisi, eks ju, mida sa
niigi tegelikult ülikoolis saad, aga doktoriõpe on eriti selline nagu rohkem selline loovam töö võib-olla, et jõuda sinna punkti, kus su doktoritöö on tegelikult publitseeritav. Kas sa ütleksid, et doktoratuur oli kõige raskem ülikooli kraadidest? See on keeruline küsimus, sellepärast, et see sõltub sellest, mis on sinu jaoks raske. Kindlasti, ma mõtlengi just sinu vaatevinklist. Õppeainete mõttes on doktorikraad kõige lihtsam, sellepärast, et see on 300 ainepunkti, millest 120 on siis õppeained ja nendest on väga suur hulk on lihtsalt sellised mingid üldised asjad nagu mingi projekti juhtimine ja mingid eetikad ja mingid siuksed asjad, eks ju. Nii et tegelikult sa ei õpi väga palju midagi uut juurde. Ma mäletan, et meil oli üks õppeaine, millega oli kõrgkooli didaktika. See tundub keeruline, mis asi on didaktika. Sisuliselt sulle õpetatakse, kuidas saada õppejuks. Eks ju? Nagu mis on mingi, kuidas mida aineid läbi viia, mis inimestel on huvitav ja mis ei ole, eks ju. Et siukest väga palju üldõpet ja väga palju on ka siuksed nagu mingi doktoriseminari, doktorikursus, mis ongi siuke, et sa käid kohal ja need on muidugi väga huvitavad, sellepärast, et doktoriseminar oli sõna otseses mõttes siuke aine, et sa käid seal kohal ja sa kuulad teisi doktorante. Iga kord mingi 1-2 doktoranti räägivad oma doktoritööst ja siis sa lähed minema ja siis sa saad oma arvestuse kätte. Seal ei ole mitte mingit küsimusi, mitte midagi, sa pead lihtsalt kohal käima. Nii et õppe mõttes on doktorantuur lihtne, aga ta on keeruline oma selle doktoritöö kirjutamise mõttes, sest see on 180 ainepunkti. Aeganõudev. Ta on aeganõudev, aga see on maailmas, eri riikides on see erinev ja Eestis oma doktorikraadi saamiseks on, ma eeldan, et see on nagu igas ülikoolis täpselt samamoodi tingimus, sul peab olema 3 siis peer-reviewed publitseeritud artiklit, eks ju. Ehk siis sa pead tegema midagi uuenduslikku, mida võetakse kuhugi ajakirjadesse vastu ja mis läheb sealt läbi ja publitseeritakse ja siis kui need on sul olemas, siis on sulle tingimused täidetud, eks ju. Ja mis sa tegid? No minul on tegelikult neid kõvasti rohkem kui 3, eks ju. No kas just kõvasti, aga ma olen kaasautorina vähemalt, ma arvan, et mingi 5-7 peal, ma ei ole ammu enam vaatanud, sest neid on peale mu lahkumist ka veel juurde tulnud. Lihtsalt sellepärast, et ma olin osaleja mingites projektides ja tegin mingit tööd, eks ju, et nad väga ausalt panevad mind endiselt sinna kaasautoriks. Kuna töö on ju tehtud, eks ju. Aga su küsimusele, mis mina tegin, eks ju, mina töötasin põlevkiviõliga, mis tegelikult raskendas mu doktoritööd, sellepärast, et põlevkiviõli on väga siuke üksikute riikide spetsiifiline asi, on ju, ja väga paljud rahvusvahelised ajakirjad ei huvitu sellest teemast, on ju, sest leheküljed on ju piiratud, on ju, et see ei ole lõputult need ajakirjad, eks. Nii et sa pidid ikka vaeva nägema ja kuna Eesti riik on ka võtnud sellise huvitava suuna, et meil endal on ajakiri olemas, mille nimi ongi Oil Shale, aga neile ei meeldi, kui liiga palju su artikleid on sellest Oil Shale'is publitseeritud, nii et sa pead ikkagi välismaale neid panema, eks ju. Nii et teha nagu sellist tööd põlevkiviõliga, aga samas kirjutada seda nii ümmarguselt, et oleks vastuvõetav teistes asjades ka, see tegi selle asja põnevaks ja keeruliseks, eks ju. Ja kuidas sa siis ikkagi lõpetasid tätoveerina? See juhtus täiesti kogemata. Nii, räägi meile sellest hetkest. Nagu see on selline, vaata mõnikord elus juhtuvad asjad lihtsalt, eks ju, ja antud juhul see juhtus nii, et ma kolisin Kalamaia. Võib-olla oli see, et see keskkond inspireeris, aga ma lihtsalt mõtlesin, et võiks hakata ju joonistama uuesti, sest lapsepõlves mulle väga joonistamine meeldis. Sellel hetkel ma arvan, et umbes 25 aastat vana. Ma ei olnud korralikult joonistanud peale seda, kui ma olin põhikooli lõpetanud, nii et alates umbes, mis ta on siis 16 või. Et 9 aastat sa ei olnud tegelikult tegelenud sellega. Ja siis ma mõtlesin, et tead, et Eestis selline akadeemiku palk ja ülikooli palgad on nii madalad, et võiks endal tekitada mingi passiivse sissetuleku, eks ju. Dropshipping oli juba siis asi. Ja olid leheküljed, kus sa said uploadida oma mingisuguseid disaine, mis ise tegelesid printimisega, saatmisega, raamimisega, kõigega, eks. Et sa sisuliselt, sinu töö oli lihtsalt 4% maksta selle iga oma töö pealt või müügi pealt. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et miks mitte, et see ju tundub põnev, on ju. Ja siis ma võtsin ette YouTube'i, hakkasin YouTube'is kunsti õppima ja mingi hetki jõudsin sinna punkti, kus ma tundsin, et mul oleks vaja veits nagu mingit suunda. Keegi võiks natukene nõu anda, mida edasi õppimisel just teha, on ju. Ja siis ma olingi Tarvo klient lihtsalt sellel ajal ja siis ma näitasin Tarvole oma õpinguid ja siis kuidagi üks asi viis teiseni ja siis ta lihtsalt hakkas meil tätoveerimist õpetama. See oli umbes siuke protsess, et mingi jaanuaris võib-olla ma küsisin talt neid asju ja märtsis ma hakkasin juba õppima. Et see ei olnud nagu mingi pikk protsess, eks ju. Ja mais ma arvan, et ma tegin juba esimese tattoo kellegi võõra peale. Või mitte enda peale, siis mitte võõra peale. Mäletad sa tunned ka, kui kellegi esimese peal tegid esimese tätoveeringu ja mis see oli? Muidugi ma mäletan, see jääb sulle igaveseks meelde, see on nagu oma esimest ei unustate.
see oli selline majakas tormisel merel. Mul oli hea meel, et ma tegin selle mere tormise, sellepärast, et kui sa oled tegelikult juba tatoveerinud ju kreipe näiteks või mingi kunstnahka ja ennast, on ju. Aga kui sa pead ikkagi võõrale inimesele või tegelikult, endiselt see ei olnud võõras inimesele, oli sõber, on ju. Aga kui sa pead teisele inimesele tegema midagi permanentselt, on ju, siis su käsi väriseb nagu haavaleht. Ja mingi hetk oligi see, et ma olin nagu harjunud enda jalga tatoveerima, nii et ma oskasin seda teha valu järgi. Ja see oli nii huvitav kogemus, kui sa pistad kellegile nõela sisse ja sa ei saa mitte midagi aru ju. See ei ole ju sinu jaoks, ei ole valus, see on nagu mingi pehme veniva paberi peale joonistamine, eks ju. Ja siis oli, õnneks ma ei olnud nagu liiga julge sellega, et ma surusin kohe nõela nii sisse, kui läheb, eks. Pigem oli liiga pinnapealne sellega, nii et ma pidin mingid jooni korduvalt üle tegema, aga kuna see oli siuke... See on parem variant kui vastupidi. No see on kindlasti parem, jah, et ta ei ole ka hea variant, on ju, et 2 korda ideaalselt täpselt sama joont tõmmata on ju keeruline. Aga ta oli siuke, et see võimaldas mul ikkagi neid asju üle teha, on ju, ja ütleme nii, et nüüd, mis ta siis on, pea 9 aastat hiljem, me ei ole veel pidanud seda üle tegema ja see on seal endiselt alles. Ja kui... See on hea müüt lihtsalt, vaata, et kui teed mingisuguse väikse asja, siis suht tihti mingi, et millal üle lähed tegema, on mul küsitud. See ei olnud ega väike asi, see oli ikkagi selline peopesa suurune majakas. Ja seal oli ikka hajutusi ja kõik, et see oli ikka korralik töö nagu selles mõttes. Nii et kui keegi satub Rene Puurat nägema, eks ju, siis see on tema käes ise küljel, on ju. Ja ta käib vist Baltas trennis, nii et ta vahepeal käib, ju. Aga et ühesõnaga, et millal üle lähed tegema. Minul ei ole küll, muidugi obviously, kui sa just teed, siis ta nagu on hästi palju nagu erksam, eks ju, aga muidu nagu ma ei ole küll täheldanud, et mul oleks mingisugused jooned meeletult ära kulunud veel või ma ei tea. Jah, ega kui selles mõttes, kui ta on ikkagi tehtud korralikult, siis tõenäoliselt seal ei ole liiga palju mingit touch-up'e vaja teha. See muidugi sõltub ka sinu paranemisprotsessist, on ju. Tegemist on ikkagi haavaga, ükskõik mis haavaga, see võib olla sul mingisugune väike kriim, ta võib minna põletikku, eks ju, sealt võib midagi välja tulla, sinna võib kärn peale tulla, sa võid une pealt sügada seda. Viimane suurem touch-up, mis ma pidin tegema, oli sellepärast, et inimesel oli värske tatoveering ja siis mingi töökaaslane vehkis seal oma kätega ja naiste rahvas pikkade küüntega ja siis tõmbas tal küünega tüki sealt välja, eks ju. Ja siis me pidime selle korda tegema, et mõnikord juhtub, et tuleb asju üle teha. Milline su igapäevaelu, tööelu just praegu siis välja näeb? Kus kohas sa töötad ja kuidas tööprotsess välja näeb? Ja... See näeb välja lõputu. Töö, mis ei saa otsa mitte kunagi. Me ei maga. Aidake palun. Kui pikad su järjekord on? Tegelikult, nagu sa tead, ma teen 3 kuu kaupa graafikut, nii et antud hetkel mul ongi veel juunis on viimased vabad ajad, eks ju, ja ma ei ole veel avanud oma juuli, august-september graafikut, nii et siis 3 kuud on ju. Minu igapäevane elu näeb välja niimoodi, et ma ärkan hommikul ülesse, ma ei ole väga hommiku inimene, nii et see tegemist on kuskil 8:39, kui mul on äratuskell. Ma teen rahuliku hommiku, rullin Instagrami erinevalt siin mõnest külalisest, eks ju, rullin Redditit, söön oma hommikusöögi ära, vaatan mingit seriaali, võimalikult palju ekraane kohe hommikul vara, on ju. Silmad tuleb ikkagi hoida teravana. Harju. Eks ju, muidu see harjumus kaob ära. Muidugi. Mis asja. Tervislikud eluviisid nagu 40 me oleme surnud, nii et ega sa väga kaua oma jalaga oodata ei saa. Ja siis kella 11-ks ma tavaliselt lähen tööle, mõnikord 10:30, mõnikord 10, sõltub ka mingi konsultatsioonid ka hommikul, aga tavaliselt 11. Tööpäeva pikkus sõltub sellest, mis töö on, mõnikord me lõpetame 4-5, mõnikord me lõpetame varem, mõnikord me kõige kauem olen teinud kella 12:30 öösel, eks ju, et seal ei ole otseselt nii lühikest või pikka sessi, eks ju, et aga tavaliselt ikkagi päev on pikk, on ju. Kui mul on jaksu, siis ma lähen pärast trenni, viimasel ma olen suutnud natuke lõdvemalt võtta, et mitte punnitada liiga palju, eks ju, sest lõpuks hakkab ju unel, on ju. Kui sa trenni ei lähe, lähed koju, sööd, oled natuke, sa hakkad joonistama, sest kavandid on vaja teha, eks ju. Ja sellepärast ongi see töö lõputu, see ei lõppe ära nagu. Kas sul on praegu, see on muidugi ju positiivne, aga mõtlen, kas sul praegu pigem on nii, et sul on üks inimene ühel tööpäeval? Kuna ma teen peamiselt suuremaid asju, siis jah, aga isegi tegelikult väiksemate asjadega ma olen võtnud nii, et ma teen ikkagi ühe inimese, siis ma tean, et mul on lühike päev ja ma saan otse trenni minna ja mida iganes muud asjadega tegeleda. Ja ma olen ka sarnaselt sinule üritanud vähendada oma töögraafikut, et teha ka 4-päevaseid nädalaid, mitte 5-päevaseid, sest 4-päevane võimaldab seda, et mul on 4 päeva tööd, ma ei pea muretsema õhtuti kavandite tegemise pärast enam. Oma 3 vabast päevast 2-ga ma saan oma 4 kavandit tehtud, eks ju, ja siis mul on üks päev on täiesti vaba, kus ma võin lihtsalt mängida mingit pleikariga ja trenni teha ja mis iganes Brendaga aega veeta, on ju. Shout out Brendale, ta keskis. Tegelikult ei keskinud.
ja Brenda ei ole siis mitte Rivo armas kass, vaid täitsa ehtne tüdruksõber, ma olen päris eksisteerib ausalt. Ma olen ta näinud oma silmaga, nii et seekord on päris. Ta ei valeta. Ei, tore. Millised on su tulevikuplaanid või kas sa oled mõelnud, kuidas või mida, sest ma tean, et sa oled käinud ka välismaal erinevates stuudiotes nagu oma tööd viljelemas, siis et kas mingi hetk oled mõelnud, et lähedki täitsa välismaale kuhugi teed oma salongi või kus, mis? No me ei taha siin depressiivset juttu ajada, aga hetke geopoliitiline olukord ei võimalda väga palju pikaajalisi plaane teha, eks ju. Sest olukord on võimaldab Hispaanias. Ta võimaldab jah kuskil, ütleme niimoodi, et aga need pikaajalised plaanid muutuvad ka, et ma ei ole üldiselt olnud kunagi selline mingi suure stuudio inimene, nii et mulle meeldib nagu selline kas privaatne stuudio. Vahepeal ma mõtlesin, et päris huvitav oleks, kui oleks kohvik koos stuudioga. Mida sa põhimõtteliselt nagu okei, see ei ole kohvik, eks ju, aga ma käisin Stockholmis ühes stuudios tööl, mis oli niimoodi, sest ta oli 2 venna tehtud. Üks vend oli endine catering ärimees, teine on tatoveerija ja siis neil ongi nii, et neil on nagu pool ruumi on põhimõtteliselt lounge, kus on mingi kohviku asi, need teevad mingi kokteile seal alla, väike köögike, kus on mingi grillvõikusid teevad ja siuke nagu mingi väike köök on ju. Siuke rohkem snäkki kui mingi päris mingit praadise sealt võib-olla ei saa. Hullult meeldib see idee juba, nii. Ja teine osa oli stuudio, kus oli selline 3-4 töökohta, eks ju, ja jumala toredad tüübid olid ja see asi toimis. Ja see oligi nii, et ta oli nagu ütleme, Tallinna mõttest oleks justkui Stockholmi Noblessneris. Kes on kruiisiga käinud, võib seda ette kujutada nii, et seal, kus on Tallinki sadam, on ju, sealt on sul metroo ju läheb kesklinna, on ju, seal vahepeal on see Södermalm, mis see piirkond on. Igatahes seal on mingi elamurjoon vahepeal. Ja kui sa kujutad seda ette, seda sadamast kesklinna sirgjoonena, on ju, siis see stuudio oleks seal 3 nurga tipus, on ju, et ta läheks nagu siis ülesse. Seal on selline väike kanalikke tuleb otse sealt, mis iganes mere poolt on ju, ja ta ongi nagu kohalik nagu Noblessner, et ta varasemalt oli selline mingi gaasitöötlemisjaam, mis on kinni pandud. See on sellised suured punasest tellisest mingid hooned endiselt püsti, kus sisse on ehitatud kohvikud, restoranid, ronimis, mingid need keskused, eks ju. Ja siis üle tee on kõik hooned on niuke viimase 10 aasta jooksul ehitatud, eks ju, ja siis seal ongi hästi ägedad majad on seal kanalikese juures, kus saab mingid suvel mingid paati rentida, seal ringi tõmmata seal, tõmmelda selle vee peal ja siis seal ühe maja all on siis nende see kohvik/stuudio ja hästi palju oli päeval seda, et sa lähed tööle on ju ja sa vaatad jälle mingi kohalik elanik on seal ja chillib nendega, hängib nendega. Tundus ka väga siuke kommuuni ja kogukonna tunne, mis oli tore. Täiesti, nagu kui sellest räägid, ma näen nii sind just, kas ta saamise eest, sa oled siuke kohvifanaatik nii või naa, et teiseks nagu siukene, see sobib nii hästi, no ma tean, et näiteks ma ei tea, sulle vist ka ja Brendale ka meeldib mõlemale Kopenhaagen, vaata, et nagu Kopenhaagenis ma kujutan siukest asja praegu täiega ette, siin oleks ainult teie ära teha siuke. Jah, eks see on siuke asi, kus sul oleks võib-olla mingit äripartnerit vaja, sest rahastust oleks sinna kõvasti vaja. Kõvasti? No kui sa tahaks seda teha siukse visioonina nagu minul on olnud, siis kindlasti see läheks sul 10 000 see asja maksma, ma arvan. Väga hea, sul on need rahad olemas. No jah, aga kas on? Meie ei tea siin midagi rahadest. Ärme maksuametiga räägi. Nendest narkootikumidest me ei tea mitte kui midagi. See meenutab, kuidas keegi mulle kunagi tahtis ülekannet teha ja panna kirjeldusse lapspornograafia eest, siis ma ütlesin talle, et mees oled hulluks läinud. Kunagi oli vaat see, et kõik tegid ülekandeid, paid see mingi hemoroidi ravi ja täna on eilse õhtu, see oli kõik nii naljakas, kui inimesed hakkasid pangalaenu taotlema ja sa pidid selle välja võtta saatma. No just on, jah. Mul oli legit, mul oligi nii. Ma tegin, saadan selle panga välja võtta, siis vaatan, ongi. Üks sõber on pannud hemoroidi ravi ja siis mõtlengi lõpeta ära nagu. Õnneks kordagi midagi ei küsitud. Midagi nagu kriminaalselt ei olnud. Aga mina ütleme ruumina kujutaks ette, et nagu ideaalne oleks see, et kui sa vaatad Telliskivi seal loomelinnakus, eks ju, see suur see ala, kus seal keskel on, eks ju, see mingi hängimispunkt, seal on need kahekordsed siuksed veits nagu mingi ridaelamu boksi need, eks ju, kus on mingi disainistuudiod ja kus otsas see pudel oli või? Pudelist edasi see, kus see Lamu kohvik on ja sealt kõrvalt edasi, eks ju. Ja mingi siuke ruum, kus sul näiteks see ülemine korrus on stuudio ja all on kohvik näiteks, on ju. Või kui sul oleks selline nagu mingi pikem pind, on ju, siis paned klaas seina vahele ja siis oleks ka äge nagu siuke, et klaasi taga toimub midagi, eks inimesed istuvad ja vaatavad. Täiega võiks olla see nagu siuke asi ka, et sul on nagu, et sul on võimalus astuda tänavalt sisse ja saada mingi väike asi nagu kohe. Jah, siuke walk-in stuudio, aga tead, see meil Telliskivis meil oli niimoodi, kui sa mäletad, eks ju, et see oli ju seal keldris, eks ju. Ja mõni suvi sai seda välised ust lahti koitud niimoodi, et sa saidki tänavalt otse sinna keldrisse astuda.
ja nagu vau on tõesti sellepärast, et pool suve sul käivad mingi purjus soomlased, eks ju. Tulevad siin, moika, moi, tahaks väikest tatuud nagu ja siis sa just teed tööd ja siis sa pead nende purjus soomlastega tegelema. Ja see ei ole kõige meeldivam keskkond, eks ju. Ja nüüd kujuta ette, et sa teed mingile naisterahvale mingi privaatset tööd, on ju, ta on seal mingi pool alast ja siis sul tuleb mingi purjus perka tuleb sealt sisse ja mis teed nagu? Väga hea. Nii et need Walk-in stuudio on ägedad, aga nad toimivad siis, kui see tattoo-ala on samamoodi nagu täiesti eraldatud, eks ju, et sinna siis, et inimene ei saaks küll sinna sisse astuda kohe, eks. Ehk siis nagu teine korrus kohvikust või kuskil taga, on ju, aga siis sul peab olema mingisugune inimene, kes tegeleb ka selle receptioniga, eks ju. Sest et muidu, välismaal mingites kohtas on see ka, et ala maksa mingi, ma ei tea, 25 euri või dollarit ja siis saad nagu mingi randomly tõmmata kusagil, et enam vähem mingi katša tattuud, on ju. Et see iseenesest ka nagu lahe, või ma ei tea kedagi, kes Eestis teeks niimoodi, võib-olla teeb, ma ei tea. Minu meelest, kas näiteks need mingi Bad Band Valley stuudiod, need on ikka siukseid asju teinud. Neil otseselt vist ei ole nii nagu niisuguse masinaid, aga mõnikord nendel flashpäevadel küll. Minu teada nad ei teinud suht pimesi niimoodi tatuusid. Ma mäletan, ükskord oli see Street Mirroril, nad olid ka nii, et nad olid nüüd saladuskatte all, nii palju kui mina tean, oli õhtu enne nad olid veits nagu joonud seal stuudios ja siis joomise kõrvalt hakanud lihtsalt võimalikult kiireid kavandeid tegema ja lõpuks neil oligi nii, et neil oli mingi vana uks, see uks oli täis teibitud kavandeid, siis nad läksid järgmine päev sinna Street Mirrorile, kõik oli tasuta ja siis inimesed tõmbasidki neid kavandeid sealt ja tegid. Okei, vau, miks mitte? Siuksed asju on, isegi Eestis. Vot, aga aeg on sealmaal, et meil tuleb küsimuste voor, kus saad valmis? No proovime. Või sul oli midagi, mida sa tahad hingelt veel ära rääkida? Ei, mina ei tea mitte midagi rohkem. Siis läheme edasi. Viimane kord, kui naersid südamest? Ma mõtlesin, ma teadsin, see küsimus tuleb, sest sul on iga kord samad küsimused, ma mõtlesin selle üle ja siis me võiks ka rääkida siin nagu, et tead, et nagu äge, et mingid sõpradega naerda ja perega naerda ja nii edasi. Tegelikult, et nagu minu meelest me oleme täna siin laua taga juba naernud südamest ja tore on olnud, eks ju, et minu meelest me naerame iga päev südamest. Tead, mul on kodus on nii nunnu kass, et ta on siuke ullike, nagu kõik punased kassid jagavad seda ühte ajurakku, on ju, siis ta teeb mingit lolli asja ja siis sa jälle istud ja naerad nagu, kui loll üks loom on. Aga samas nii armas ju. Ei, kindlasti. Ja siis Brenda käskis muidugi öelda, et ma pean ütlema, et mul on nii naljakas naine kodus, et sa ajad mind kogu aeg naerma. Kas ta nüüd päriselt ütles seda? Ta ütles seda, jah. Kui ma taga rääkisin, et ma tulen siia ja mis need küsimused on. Ja siis ma ütlesin talle, et järgmine küsimus on see, et millal ma vihastasin, ja siis ma ütlesin, ma saan hoopis temast rääkida. Räägi. Ei, pole midagi rääkida, sellised loll nali. Okei, viimane kord, kui vihastusid? Kes seda teab? Ma ei vihastu, ma rohkem pettun inimestes. Jääb nii siis praegu? No tegelikult, nagu milles meil vihastada on? Tervis on korras, toit on laual, eks ju. Okei, saan aru. Tõesti. Mina ütleks, et ainukene aeg, kus mina tunnen, et nagu miski ajab tõesti nagu kopsu ülemaks, ajab sita keema, on siis, kui sul on selline isiklik vaikne aeg, on ju. Ja kui sul on nagu mingisugused müra rohked naabrid näiteks, on ju, siis sa pead tegelema mingite laste mingite jooksmisega ja tegelikult sa ei saa ju seda lapsele seda pahaks panna, sellepärast et lõppkokkuvõttes, et kui sul on, sa tead, et sul on mingi erivajadustega laps, on ju, siis see on vanema tegemata töö, on ju. Look at you, hoolid lastest ja puha. Me hoolime lastest tõesti, on ju. Väga hea. Et nagu ütleme nii, et kas nüüd lapsest või mitte, on ju, et need on inimesed, kes ei saa enda eest seista ja lõppkokkuvõttes siis sa pead tegelema mingisuguse päev otsa niimoodi, et sa oled kodus, sul on vaba päev olnud, sa oled võib-olla trennis vahepeal käinud, hommikul ka ärkab, hakkab mingi siis on kalamaja elu rõõmud, on ju, ja siis õhtul nagu mingi kuni kella 10-ni välja, terve päev lihtsalt joostakse sul kõrval, on ju. Ja siis lõpuks ongi see, et sa oled siuke veits nagu mingi kus mu müra summutavad klapid on, sellepärast et ma lihtsalt ei kannata seda trampimist enam, on ju. Aga see ei ole piha, vaata, ta on ikkagi rohkem siuke, et lihtsalt, et tahaks vaikust vahest, on ju. Nii et jah, mulle nagu väga meeldiks elada mõnes siukses paksus tööstusmajas või olla siuke tüüpiline eestlane, et sooviks eramaja metsa sees keset kalamaja, palun. Ja. Ühtki naabrit ei tohi olla, aga tahaks linna keskel elada, on ju. Mis teeb sind õnnelikuks? Mis teeb mind õnnelikuks? Siuke küsimus oli seal tõesti. Sul oli see üks küsimus oli ka see, et mis on su jaoks see edasiviiv jõud, või eks ju. Ja ma mõtlesin nendele, et kas need on nagu mingid sarnased küsimused või mitte, aga vist ei ole, enne. Ei ole, aga see on vaba vali, sa võid nad kokku liita, kui soovid või kui sul on sama vastas nendele. No mis meid ikka õnnelikuks teeb, eks ju, et kui sul läheb nagu hästi, see teeb sind õnnelikuks, on ju, kui nagu olles siis nagu freelancer töö, kui sul on tööd, see teeb sind õnnelikuks. Kui sa saad head sööki, see teeb sind õnnelikuks, sa saad reisida, saad uusi kogemusi, teeb sind õnnelikuks, eks ju.
kõik inimesi mitte, ma olen üks inimene, kes ta ei hoovi üldse reisimisest. Ma tean ka siuksed kliendid, mul on siuksed kliendid, kes nagu, kui ta saaks olla kodus, nii et ta ei pea mitte kuhugi minema, sest oleks kodus, sest reisimine tekitab ärevust. No see minu, kellest ma räägin praegu, ta oleks lihtsalt Saaremaal terve aeg, terve oma elu, ta ei tulekski ilmselt sealt ära. Et aga rõõm, et jagasid meiega enda neid õnnelikuks tegevaid faktorid. Ja neid on veel ja neid on lõputult, et iga väike asi võib sind õnnelikuks teha. Ma ütlen, kass ajab kodus pinksi palli taga ja jookseb mingi peaga vastu seina, see teeb sind õnnelikuks, sellepärast, et ta on ullik. Sa ärkad hommikul üles ja peale seda pilkases pimeduses elamist, mis on Eesti talv ja väljas on päike ja sa vaatad, et mingi vau nagu ja see toob sulle rõõmu, sellepärast, et sa oled elanud mingis koopas lihtsalt terve see mingi 8 kuud varsti. On. Edasiviiv jõud või moto? Alustame edasiviiva jõuga, selle peale ma mõtlesin, et tead, mis on kõige parem edasiviiv jõud, on raha. Nõus. Kas sul on keegi öelnud raha siiani või? Ei ole, Ja me ei räägi rahast kui numbrist, meil ei ole see, et nüüd tahaks rikkaks saada, tahaks mingi miljoneid kokku teada. Aga mina mõtlen raha selles mõttes, et finantsiline vabadus, eks ju. Kui sa saad ennast tagada finantsiliselt nii, et sa ei pea muretsema, et kas sul on leib laual, kas sul on mingi riided seljas, kas sul kuu lõpus on piisavalt, et poodi minna, ja sul on piisavalt üle, et sa saadki reisida, sul on see vabadus tegeleda oma hobidega, sul on võimalus vajadusel kas või karjääri muuta, kui sa ei soovi enam, ja selles mõttes, et nagu raha on edasiviiv jõud, eks ju. Aga raha kui vahend, mitte raha kui absoluut, ja see oli minu vastus sellele tähtsale küsimusele. Okei, olen nõus sellega. Üks elu õppetund, mida tahaksid teistega jagada. Ei oota, meil ei moto veel puudu. Ma just mõtlesin, ma tean, et sul on kiire nagu. Mul oli lihtsalt väga hea, nagu nendele küsimustele ma valmistasin rohkem, sellepärast, ma teadsin, et tulevad. Mul on aega. Ja kui mina käisin keskkoolis, vaata, mina olen see vana inimene, et meil ei olnud eesti keele eksam, meil oli lihtsalt kirjand. Sul oli 6 tundi kirjandit, ja enne kirjandit sa pidid mingi viimased 2 aastat kogu aeg kirjutama proovikirjandeid, eks. Iga natukese aja tagant jälle proovikirjand. Üks hetk sul on siuke, et tahaks mingit nalja sellega teha. Ja mina hakkasin lõpetama igat oma kirjandit sellise motoga, milleks on, kes vaikselt sõuab, see kaugele jõuab, Ja siis oligi. Siis ma taipasin, et ükskõik mis on teema, ma saan selle lõpuks viia sinna punkti, kus ongi, kes vaikselt sõuab, see kaugele jõuab. Sest see on ju õige, Kui sul läheb elus hästi, sa tõmbad aja maha, vaatad, mõtled, miks läheb hästi, saad analüüsida seda, läheb halvasti, tõmbad samamoodi aja maha ja analüüsi, miks läheb halvasti. Hingad sisse, läheb paremini, Nii et see on nagu siuke huvitav moto, mis mulle on kõrvale jäänud. Ja see neid on ju palju, mis on samas kontekstis, et mingi rumal rapsib ja mis iganes, eks ju. Nõus, et seda saab nagu siis vastavalt kontekstile nagu mugavdada ja niimoodi, et nagu, et ta töötaks. Lihtsalt see käib kõige kohta. Jah. Sest rapsimine pole kellegile kasulik. Slow and steady wins the race ja mis meil on kõik. Igas keeles on raudselt siuke asi olemas. On. Küll aga vahel, ma argumenteerin, et vahel on nagu lihtsalt see, et tuleb mingisugune asi lihtsalt ära teha. Nagu, et kui sa jääd liiga kauaks sellega takerduma sinna taha, siis nagu on ka paha. Jaa, aga see on ikkagi selles mõttes, et me räägime antud juhul see, et sa ikkagi pead edasi liikuma, Me ei ütle sulle, et koha peal tammumine viib edasi. Kes vaikselt sõuab, see kaugele jõuab. Sa pead ikkagi kuhugi sõudma ka. Ja. Mingisugust liikumises olema. Just. Mingi eesmärk peab olema. Kuhugi punkti peab ikkagi jõudma. Nõus. Nii. Eluõppetund. See, mis ma olin minu soovitus teistele. Ma mõtlesin, mis on ja siis teades ka sind siis ma tahtsin öelda, et see peaks olema öelda, et inimestele, et jooge vett. Väga aus. Sest ma jäin ka sellele mõtlema ja nagu mina vaata tegelen nahkadega. Ja eriti Eesti meeste puhul on tähele panna seda, et inimeste nahad on hirmus kuivad. Ja sa küsid, et palju te vett joota. Inimesed ei joo vett nagu. Aga kui sa ei ole hüdreeritud, siis kus sul see niiskus kehas peaks olema? Absoluutselt. Ja see tõmbab sul nahast igalt poolt välja ja siis sa ketendad, oled mingi kahtlane vend nagu. Üliaus, sest et nagu see on üks mingisugusest nagu erandlikult iga treenitav või iga uus inimene, kes tuleb mu juurde. Nagu, ma uurin nagu ta isikliku elu kohta, taastumisvõime kohta, kes ta on siuke, mis ta minust saada tahab, üks ju. Ja erandlikult iga inimese käest ma küsin ka seda, et kui palju nad vett tarbivad päevas nagu. Ja kui palju nad tarbivad? No, on tublisid ka. Kindlasti on. Jaa, aga reeglina kõik ikkagi ühin nimet, et kõik liiga vähe. Ja on siuksed inimesi ka, kes ütled mingi, üldse mitte. Ja tead, mis minu jaoks on müstika või? Kui ma vaatan nagu, osade naisklientidega olen ka rääkinud ja kui ma vaatan kas või näiteks enda mingi perekonda, ütleme võime siis ema puhul on ju ka.
Vanainimestele minu eriti on see, et nad ei joo vett. Nagu see ei ole asi, sest sel ajal vist ei olnud komme, seda ei õpetatud, on ju. Ja siis inimesed, kui nad hakkavad vanaks jääma, siis naha elastus väheneb, on ju, hakkavad kortsud tulema, siis inimesed hakkavad panema hirmsat raha mingite kreemide alla. Ära räägi. Ja siis sa ostad nagu mingid 100 eurode eest lihtsalt mingit möksi, mida endal peale määrida, aga sa vett ikka ei joo. Ja kuidas siis see kreem peaks toimima, kui su keha on lihtsalt tühi niiskusest nagu? Seal võib olla, ma nüüd ei tea, aga ma eeldaks, et see pigem selles kontekstis on justkui nagu meeste probleem, et ma ei kujuta ette, kuidas naistel on, aga lihtsalt ma tean seda, et mu vanaema andis mulle mingisuguse nagu vihjelaua alt üks aasta, mingi paar aastat tagasi, et mida siis talle võiks nagu sünnipäevaks kinkida või see jõuluks, ma ei mäleta. Ja siis see oli ülispetsiifiline, mingi 50+ öökreem mingi näonahale, vaata. Siis ma läksin nagu, läksin kaubama ja läksin ilusti, ütles, et täpselt selle sama lause, mida mul vaja on. Ja siis küsid mult, et aga mis su budget on? Ma olen mingi 50+ näokreemi tohiks külmid tappa, et no näidake, mis teil on, vaata. Ja siis läksime, siis vaatan. Ja olemegi, järsku me oleme siuksesse kuradi vahes, kus on Diori mingisugused kreemid, asjad. Ja ma maksingi selle asja eest, nagu, no ma ei taha valetada, mingi 70 kui 120 €. Aga see nagu, minu kohta ma olin nagu väike, me räägime siin mingist, ma ei tea, kas see 100 milli, võib-olla 100 milli maks oli, mingi siuke väike Need on jaburalt kallid. Ja need, kui sa lähed, siis kaubamajas on ka mingid Sensai ja mingi Jaapani, mingi ämbliku siidi, mingi asja sisaldavad mingid näokreemid, kus sul see mingi väike potsik, mis on mingi 50 milli võib-olla ka, võib sul 2 šotti maksta vabalt, on ju. Ma võin siin liialdada, ma taga numbrid, aga need on kallid, on ju. Ja, et see oli kindlasti üle 50, ma räägin, see mingi Diori kreem, mis ma ostsin, ma olen hullult meeldis. Aga tead, mis mina emale kinkisin? Ma kinkisin talle veepudeli. Ja see, et ta saaks vett kaasa võtta. Ja nüüd ta kasutab seda, ta võtabki tööle vett kaasa. Ja õnnelik ka veel. Ja joob vett, nii et me tekitame uusi kombeid. Nii et inimesed, jooge vett. Väga aus. Nii, see aeg on tulnud, Rivo. Väga, saigi tehtud. Küsi mult küsimus vastu. Üks veel. Ja. Nagu ma siin Siimuga sain tegelikult alguses räägitud, kuna me oleme taga ju tundide viisi pidanud vestlema igasugu teemasid, siis kui sa ikkagi oled ju 6-8 tundi järjest ruumis, on ju, siis ütleme niimoodi, et neid asju, millest saab jutustatud, on ju palju. Ma esimest korda kordan, Daniil. Ja ma ei mäleta, kas ma olen talt seda küsinud või mitte, aga mul on siuke väga spetsiifiline küsimus, mida ma olen ka paljudelt klientidelt küsinud. Tulista. Kui sa peaksid uskuma ühte far out konspiratsiooniteooriat, mis see oleks? Heavy, issand, see on täpselt mingi siuke, mille üle võiks nagu hommikutundideni olla. No okei, võtame esimese, mis mu lihtsalt pähe tuleb, on see, et me ei ole siin universumis üksi. Nagu... See ei ole mingi konspiratsiooniteooria, see on puhas statistika. Nagu, küll, aga meil ei ole nagu, no okei, jällegi, me ei hakka siis siin selle eest vaid. Kui sul on siin mingid universumis ja miljardeid planeete, siis see tõenäoliselt ainult meie planeedil on elu on olematu nagu. Suur aitäh sulle saatest tulemast, Rivo. Räägi, ma tean, et sul on küll suur klientuur ja pikad järjekord, aga sellegi poolest, kus või kas võiks sind kusagil jälgida, sinu tegemistel silma peal hoida? No selles mõttes, et kogu mu sotsiaalmeedia on avalik, nii et mind leiab peamiselt Instagramist, on ju, ongi Rivo Rannaveski. Facebooki ma väga ei kasuta, nii et sealt pole mõtet enam uuemaid töid vaadates. Ma arvan, et viimane kord, kui ma Facebooki postitasin, oli 2020 äkki, nii et juba 5 aastat pole sinna midagi postitanud. Nii et peamiselt Instagramist, ma ka mingi hetk proovisin TikTokis asju teha, aga tead, kui sa ei ole seal ikkagi nagu, kuidas me ütleme, järjepidev, on ju, siis ega see ei lähe käima, on ju. Sul peab olema järjepidev ja sul peab joppama, on ju. Ja siis mina ei viitsinud sellega rohkem tegeleda, nii et mind leiab Instagramist, Rivo Rannaveski. Mis sa veel küsisid? Ei ongi, et kas saad endale shoutouti teha või kus sind leiab ja kus su tegemistel saab silma peal hoida? Ja asukoha mõttes sa küsisid enne ka, et kus me paikneme, on ju. No, mina paiknen Noblessneris. Põhjalõlleka kõrval, on ju. Super, mõnus. See on hea, enne saab julgustuseks ja pärast saab tervituseks astuda läbi Põhjalast. Ja. Aitäh su saatest tulemast. Aitäh, et kutsusid. Kõike head. Kõike head.